nii armsad sõbrad, tere tulemast tagasi siia kanalile. Ma ei ole nii ammu ühtegi videot siia teinud, aga ma ei tea, proovime siis sellega uuesti alustada. Igatahes me lähme siis täna Taisse. Täna on 16. november ja meil lähebki nüüd õhtul siin 7 lend, kõigepealt Istanbuli ja siis sealt Phuketisse ja siis viimane lend Koh Samuile. Ehk siis suht pikk trippimine, aga täpselt samamoodi nagu me kevadel lendasime, siis kõik täpselt samad lennud, täpselt samad kellaajad, lihtsalt siis jah, see Koh Samui ots ka veel sinna otsa. Nii et jah, kell on 4 praegu, me tellisime veel süüa, sööme kõhud täis siin ja jah. Ma üritasin küll, et ei võtaks nagu väga palju asju kaasa, aga ma ei tea, kohvrid on ikka suht täis. See on siis minu suur, siis mul on veel siin see väike käsipagasikohver, see tuleb mul lennukisse ja siis veel see väike kott ka ja see muidugi, see oli ülihea eelmine kord, kui me Tais käisime. Nii et selle ma võtan kindlasti kaasa. Väike fit check ka, My Proteiini püksid, pusa. Nii et ja see on siis põhjus, miks mul ei olnud siin aega mitte millegi muuga vahepeal tegeleda. Ma tegin oma retseptiraamatu ja täna sain siis kätte. Et jah, väga napilt. Okay. Ja täiega naljakas, panime siin veel oma mingid viimased asjad kokku, sõime ära ja siis naerame, et kuidas nagu on muutunud see, et kui sa reisid, nüüd on ju 20. lõpus ja siis kui me kunagi esimest korda läksime Taisse, siis see oli äkki siis 8 aastat tagasi või, ma pakun. Et siis sa lihtsalt nagu panid oma kotid kokku, sa lihtsalt läksid lennujaama, nagu kõik. Nüüd on see, et see algab sellest, et me vaatame lennuaegu, et see oleks õhtul kindlasti, et siis saab nagu suurema tõenäosusega magada. Siis teine asi on see, et mõlemad mingi nii palju sa vett oled joonud, et kindlasti 2 liitrit vett enne lendu või siis päeva peale. Siis kas mingid supplemendid ja vitamiinid on võetud, et siis ka ikka kõik võimalikult hästi oleks. Siis lennukisse mingi näomaskid ja asjad, kõik mingi skincare ennem tehtud, siis ma tegin siin kodus veel maski, mingi silmaned, maskid. Ühesõnaga nagu siuke checklist. Väike teistest lennujaamas. Need on siis strawberry milkshake tatlid. Maasika maitsemised. Nagu hästi kerged tapud minu arust. Võibolla. Ei vist on maitse. Jah, päris hea. Nii, me oleme siin vahepeal siis Istanbuli jõudnud ja mida ikka me alati teeme oma nendel vahemaandumistel, kui meil aega on. Me käime ja nuusutame lõhnasid, sest me oleme mõlemad lihtsalt mingid haiged lõhna. Ma ei tea, kuidas viisakalt öelda seda sõna, aga ühesõnaga meil täiega meeldivad mõlemale lõhnad, nii et jah. Ja siin on nii suur valik, nii et ma ei tea, kas Eestis seda on või? Nagu mega hea, ma ei ole seda varem nuusutanud, aga see on tõesti hea. Saime nüüd juba lennuki peale ka, nuusutasime seal nii kaua lõhnu, et siis vaatasimegi, et ainult 15 minti on boardinguni. Nii et tead lennukis maha jäänud. Nüüd tuleb siis Istanbul Phuketi ots ja see on vist mingi 9 midagi tundi. Aga siin on õnneks saab mõnusalt olla, nii et ma loodan, et saab isegi äkki magada. Nii, saime mingid esimesed tervitusjoogid. Mul on mingi sidruni ja mündiga. Ülja. Ja muidugi see ei oleks mina, kui mul ei oleks mitte ühtegi häda küljes. Ehk siis ma arvan, et see huul on ilmselt jäänud juba väga ilusti silma kõigil. Ühesõnaga, millest mitte keegi ei rääginud, ma pole vähemalt kuulnud kunagi, et keegi oleks rääkinud, et fillerite tegemisest tekib mingi allergiline reaktsioon. Võib-olla ma ei ole lihtsalt tähele pannud, aga ma ei ole varem sellest kuulnud. Ma tean, et sellel on muidugi mingid riskid, aga kuna ma olen varem ka teinud, mitte kunagi pole mitte midagi olnud,
siis nüüd jah, ma käisin teisipäeval tegemas ja ma läksin reedel kinno ja ma sõin seal popcorni ja pärast panin huulepulka. Ilmselt see sool siis tekitas selle, et mul tekkis siia alla sihuke allergiline reaktsioon. Ehk siis jah, see on veits sihuke nagu ebamugav tunne natuke siin lennukis. Kuna see õhk on nii kuiv, siis ta lihtsalt nagu kisub täiega. Aga jah, ma loodan, et see nüüd siin hullemaks ei lähe ja saab korda oma lõusta. Söögimenüü. Snäkid. Ja joogikaart ka. Väike unboxing. Saime oma kotikesed kätte. Tõesti lahti kätte. Tõmba ära. Okei, võtame siis, mida meile jagati. Ma arvan, et siin on sokk. Nii pehmed. Aga need on nagu pilatese sokid. Siin on need mummud all. Siin on Lanvin Harry handcream. Siis kõrvatropid. Selle sama brändi huulepalsam. Seda mul läheb vaja. Ja hambapasta. Vaata midagi on veel. Hambariga muidugi. Ja siis need silmaklapid. Teistest number 2. Võtsin siis mingi ingveri, ma ei tea, joogid, mingi detox drink oli see. Ja siin oli ingver, rosmariin, mis veel oli? Õun, kurka või? Kurka sul sees. Ma olen väsinud, kell on 3 öös. Pole ime, et aju ei tööta enam. Ja münt, ma arvan, tõenäoliselt tundub. Täiega. Ja Karl võttis nagu gentlemanile ikka kohane limonaadi. Nagu 2 väikest last oleks lennuki peale lastud. Teised on siin mingi šampanja, vein. Kas limonaadi saaks? Dinner, see on siis lõhe carpaccio ja Karlil on mingi kohalik Türgi asi. Mul on siis kala ja Karlil on beef. Ja no Turkishi peal siis ikka pidime mingit Türgi magustoidut ka veel võtma. Teistest. Mega kõva. Ja siuke. Võib-olla jäätisega on hea. Ei ma ei tea. Ma ei oska seisukohta võtta isegi. Nagu nii teistsuguse maitsega ma ei ole kunagi sellist asja söönud. No baklavaad ma ikka olen söönud. On ju? Õige baklavaa ikka Türgis. Siis ma tean, et see näeb ka välja. See 3. asi siin, mis see pruun oli. Seda ma olen ka raudselt Türgis söönud, see näeb juba siuke välja. Väga hea. See on ka jäätis va? Mingi kreem. Mingi kreem lihtsalt. Ja vaniljajäätis on kõrval. No, hea oli või? Ma magasin küll päris hästi. Nii, hommikusöök. Omlett ja cappuccinood. Nii, et seda hommikusööki toodi nüüd kommid ka. Rohkemast toidust kui reaalselt. Tere hommikust või noh, tegelikult kell on juba 1. Igatahes ma siis eile õhtul enam ei viitsinudki väga midagi filmida, sest et me jõudsime nii hilja siia, siis me käisimegi söömas
käisime massaažis kiirelt ja nagu esimest korda ma massaažis jäin peaaegu magama, mis on minu puhul ikka täiesti müstika. Igatahes jah, väga mõnus massaaž oli ja tulime siia ööbimispaika tagasi, aga noh, ma võin siit näidata veits, nagu me oleme veits nagu sihuke mägedes ja meile alguses tunduski, et nagu sama põhimõttega võtsime, kui me eelmine kord kevadel olime Patongis, et me ei ole nagu täiesti seal, kus see sihuke melu on linna sees, vaid nagu natukene mäest ülesse, et on nagu sihuke veits rahulikum piirkond, aga siin reaalselt see tee, mis siia mäkke tuleb, see on jõhker niimoodi, et see ei ole nagu sihuke normaalne asfalt, vaid see on mingi mega aukus, mingi otse üles ja pluss siis vihma sajab kogu aeg, ehk siis see tee on mega libe. Ja siis me mõtlesimegi, et meil on alguses võetud siis praegu 2,5 nädalat oli siia võetud ja siis eile veel mõtlesime ka, et kurat küll, et tegelikult tahaks, et kui me pärast nagu pikendame või oleme veel siin edasi, et siis me oleme kindlasti seal all kuskil ranna ääres, et nagu liiga sihuke pikk maa on siia tulla, et ei viitsi nii palju. Ja siis siin ööbimiskohas läks, ühesõnaga siin oli mingi elektrikatkestus kuskil ja meil ei olnud vett siin. Ja me olime lennud ka tulnud ja mingi pesemata ja ühesõnaga ja siis meil tuligi õhtul mõte, et me kirjutame siia, et vaatame, kui hommikuks ka ei ole nagu vesi tagasi, et siis me kirjutame siia, et me tahame refundi saada, et see ei ole nagu päris okk, et me nagu pesemas on vaja käia ju. Ja hommikul vett polnudki ja see host oli siis nõus, et ta refundib meile selle kõik tagasi. Et ei olnud ka nagu, et oleks mingi hullult mingi, ma ei tea, odav ööbimiskoht. Et 2 nädalat oli 2000 midagi, et jah, igatahes ta oli nõus sellega ja siis me saimegi hommikul ärkasime, läksime kohe vaatasime all ranna ääres ühte hotelli, küsisime, kas seal tuba on ja oli nii, et me saame sinna, nii et 2 ongi siis check-in seal, paneme siin oma asjad kokku ja siis lähme sinna, nii et seal on ja seal käe-jala ümber kõik asjad. Ma juba käisingi ja otsisin omale jõusaali valmis, Karl leidis omale mingi boksikoha. Ühesõnaga, et kõik on nagu olemas ja kõik söögikohad, kõik on seal ühes kohas. Ja see tee on ka sihuke, et õhtul pimedasse ei tule elu sees jalas, see tuleb nagu enam-vähem läbi mingi geto lihtsalt, et veits creepy ja siin ei ole mingit tänavavalgustust ega midagi, nii et ühesõnaga kõik läks nii nagu minema pidi. Aga jah, muidu siis siin, kuna siin on ikkagi see reini, siis on praegu siis päikest ei olegi kordagi näinud, terve aeg on sadanud. Aga noh, õnneks ta ei ole nagu sihuke täielik padukas, vahepeal tuleb seda ka ikkagi, et sa saad nagu jalutada ja siin ei häiri see kuidagi. Nii et jah, sihuke update siis. Ja ma räägin mingi asi ikka vist kuskilt hoiab ka. Kuna ma selle huulega ei tohiks päikse käes olla, siis ma arvan, et see on praegu ideaalne, et sihuke ilm on. Aga jah, õnneks paraneb ja ta on lihtsalt mingi hullult tume, aga ma ei tea, loodan, et saab ikka korda varsti. Muidu ööbimine või see maja või voodivitsast siis muidugi. Ka muidu hästi ilus, aga jah, lihtsalt asukoht on natuke liiga kaugel. Ja põhimõtteliselt see tee siis tuli sealt kuskilt siit ülesse. Ja meil on see maja nagu ka nii kõrgel siin, et osad taksojuhid ei sõida isegi siia ülesse, sest see on nii järsk ja nii kitsas, et siin ei ole neil kuskil ümber pöörata. Allkorrusel siis samasugune siuke rõdu ja siit on see vaade ja all on tegelikult siin veel bassein ja aga jah, veidi kaugel. Tšekkisime oma hotelli sisse siis ja saime teed ja jäätist. Kus hotell on siis siuke, seal on väike rõdu, kuigi jah, see vaade ei ole siin nagu väga midagi erilist, aga jah, tuba on siis siuke. Suur voodi vähemalt. Siin on mingid kapid vist ja siin saab kohvrit panna ja see vannituba on väga suur. Okei. Ja see on mõnus. Vaata ka duš on ka ikka. Ja meil siin siis, ühesõnaga me oleme siin 16 päeva. Kui ma õigesti mäletan. Ja, täna on 18 november ja me lähme siit ära 5. detsember ja terve see periood oli siis 2500 €. Oli nagu suht okei selle kohta arvestades, et viimasel hetkel hakkasime siin nüüd otsima, meil oli paari tunniga mingi uus koht vaja leida. Siis ma arvan, et see oli päris hästi saadud ja see villa oli siis ka muidu
noh, villa oli muidugi veits odavam ja 4 peale, et siin tuli nüüd siis toahind, et seal oli põhimõtteliselt jah, kogu villa oli 2000 siis 4 peale. Ja ma mõtlesin küll, et ma ei hakka trenni minema, et ma jälle lasen rahulikult, et veits jet lag ja et ühesõnaga puhkan. Aga ma ikkagi arvan, et ma lähen käin ka trennis, sest see jõusaal nägi nii lahe välja. Nii palju lahedaid masinaid, et ma tahaks minna proovima. Ja jõusaali ma võtsin siis 10 korra pileti ja see maksis 50 euri. Eelmine kord, kui Batongis olime, mul oli 2 nädala pilet ja see oli 60 euri. Et siuke vahe. Trenn on tehtud, ma üritasin seal jooksis ka ennem midagi rääkida, aga seal oli nii kõva muusika, et ma arvan, et seal ei jäänud mitte midagi kuulda. Aga igatahes jah, nagu nii äge jõusaal, nii mõnusad masinad, kõik liigub nii sujuvalt, ühesõnaga ülimõnus. Aga ma tuli praegu meelde, et siin ei tohi tassudega olla. Ja Karl käis siis siin, ühesõnaga mu jõusaal on nagu nurga taga ja siis Karl käis siin personaaltrennis, nii et jälle ülihea, me saame ühes kohas käia. Sest alguses me arvasime, et ma hakkan jõuksis nagu täiesti teises kohas käima ja ta boksis täiesti teises kohas. Ehk siis oleks pidanud eraldi kuidagi liikuma, aga jah, nüüd on jälle ühes koos ja tõesti nagu jõusaalis mega nagu nii head masinad. Ma olen üllatunud, sest ma magasin täna ainult 6 tundi, jäin eile mingi peale 2:30 magama alles ja et selle pealt oli jumala hea trenni, et väga hästi läks. Aga nüüd on kell juba 4:30 läbi ka, nii et lähme koju, ma saan lõpuks pea ära pesta, ma ei ole siiamaani pead pestnud. Ja siis ma arvan, et lähme õhtust sööma ja ma võtsin ikka selle õige pad thai ja Karlil on paneng curry, ei olegi seekord fried rice with chicken. Õige paneng curry. Teeme selle teist testi ka ikka. Laim kindlasti läheb peale. Kindlasti laim. Ütle välja. See on see õige. No Tais ei saa paad Taiga mööda panna. Me oleme kohe 24 tundi olnud Tais ja me pole isegi mere ääres kordagi käinud. Nii et me tulime nüüd oma siia resorti tagasi ja siis lähme jalutame siit korra mere äärdega. Vaatame sellega üle ja praegu isegi vihma ei saa enam. See on ka täna siis esimest korda terve päevan ikka niimoodi tibutanud. Aga siin ei häiri kuidagi, sest see on nagu see ei ole ligumärg, vaid ta lihtsalt nagu tibutab ja siis sa jalutad ja see on nagu mõnus isegi. See resort on ikka päris suur. Mis ilus. Natuke vana on, aga ei ole midagi hullu. Väga ilus on siin ikka nagu mingi mini-džunglis. Bassein. Näitan teistpidi. Siuke basseini äär siin ka siis sellel resordil. Täis mõnus tundub siin. See on küll ilus. See ilus rand on siin. Pesus ka lõpuks käidud ja nagu täiesti inimese moodi lõpuks olla ka. Aga nüüd me lähme siis jalutame veits ringi ja me ei ole seekord isegi rollerit võtnud, sest meil ongi reaalselt, meil on kõik asjad siin käe jala juures. Massaaž mingi, ma ei tea, 5 minutit vist, üle tee on kohe mingid turud asjad, siis söögikohad, trenni jalutasime ennem vist mingi 13 minutit äkki või, midagi siukest. Nii et jah, ja nagunii me praegu kuskile ringi trippima siin ei hakka, nii et pole isegi rollerit vaja. Tulime hoopis, siin on mingi beach bar või mingi siuke, et istume korraks siia ja äkki teeme mingid väiksed joogid või midagi, vaatame, mida siin pakutakse. Või smootid ja veed või kokad. Siuke näeb välja, päris ilus. Mere ääres. See oli siis täna Karliga 9 aastat ja selle puhul siis mina võtsin
võtsin kookosvett ja Karl võttis peedimahla. Homme trenn tuleb töötama. Tegelikult homme on trenn sellepärast. Tulime peale trenni siis nüüd siia, ma ei tea, mingisse suvakohta hüppasime sisse sööma ja võtsime tai teed. Korralik, nagu õllega on. See nagu kui siia panna, siis on see nagu see õlle ja vaata see, mis see kõrrega. No nii, teistest. Esimene emotsioon. Siin on, nüüd ma olen targem seekord, ma tean, et siin on kofeiin, aga kell on alles 5, nii et ja ma olen suht väsinud ikka juba natuke või siuke, ma ei tea, no keskmine tegelikult. Aastal kui palju suhkrut siin on. Segab, et see. No segas. Põhjad suhkrut. Tõmba kõrs üles. Midagi. Ja see on ikka see õige tai tee. Ma ei saa seda lauset enam normaalselt öelda, sest et mu esimeses tai videos, kui ma selle paat tai kohta ütlesin esimene õhtu, et see on see õige. Nüüd Karl lihtsalt mõnitab mind kogu aeg selle lausega. See on see õige. Nagu on, no. Ilm on ikka siuke ilus vihmane, aga noh, nagunii meie eesmärk siin, reisi eesmärk on trenn ja töö, nii et see on ideaalne selle jaoks. Käisime massaažis just ja ma võtsin siis, mul on soenguga muidugi massaažist olnud, võtsin tund aega jala ja ta tegi veel mingi pead, oligi jah, põhiliselt jalad ja pea ja kael veits ja tund aega 11,96 euri, nagu vaadake lahed kuused, jõulupuud, nagu 11,96 tund aega, täiesti Andriil ikka. Tänane päev on ikka täiesti nagu nii vihmane on ja mul on nii uni olnud terve päev, et ma käisingi hommikul mingi 7-st, tegin hommikusöögi või 7:30, mis iganes me käisime ja siis ma läksin tuppa, ma tegin vist mingi paar tundi tööd ja siis ma lihtsalt nii võitlesin, et ma magama ei jääks, aga siis ma ikkagi magasin mingi tund aega ja ma olen terve päev lihtsalt nagu voodis vedelenud. Ja nüüd kell on juba vaikselt 5:30, nii et mõtlesimegi, et lähme nüüd otsime mingi söögikoha. Täna on meestepäev ka, nii et ma lubasin Karli kuskile restasse viia. Ja jah, aga ilm on siuke mega vihmane, täna on ikka täiega padukat tuld ja, aga noh, praegu on siuke veits tibutab, nii et kannatab siit ikka kõndida. Leidsime mingi täiega armsa koha. Siuke, ühesõnaga ka tai koht ja siis võtsimegi mingit eelnevat joogid. Võtsime spring rollsid, siis roti massaman karriga. Mina võtsin amaretto saueri ja mees võttis mehe joogi. Mees võttis mehe joogi. Pina colada. Kuidas on? Ja. Ma seda juba üritasin sööma hakata, aga see oli nii tuline. Pearoaks siis mina võtsin tuunikala tartari ja Karlil on ikka panenkarri, aga siuke riis toodi mingi lehe sees ja siis ta võttis selle siit ära ja siis jäi siuke torm. Tuunikala tartar teistest. See on see õige. See õige. Kui vürtikad ka. Ma ei saa selle kohta öelda, et see on see õige, sest me ei ole mitte kunagi varem tuunikala tartari söönud. Aga see on mega hea. See vürtikas. Aga nad kasutavad siin seda lemongrassi, mis on eesti keeles sidrunhein või? Ja see on nii hea. Mulle nii meeldib see, kui on toitles seda lemongrassi kasutatud. Mega hea ka vürtikas.
ja võtsime veel kookosepannakotad ka. Nägid nii head välja seal pildi peal. Teistest. Ma ei isegi aru, mis need on, mingid puuviljad siin kõrval või? jah. Mul oli see tartar nii vürtsitas lihtsalt, et ma arvan, et see on praegu väga hea siia. Nagu siuke siit pehme mu suust praegu. Mega hea. Kookose asjad on siin Tais ikka nii head. Ja kogu see, mis me siin võtsime, läks siis maksma 64 midagi sentidega, no 65 ütleme. Et 2 jooki, siis pluss pearoad ja magustoidud ja 2 eelrooga ka 65 €. Ma küll plaanisin täna trennis puhata, sest et ma olin terve päev mega väsinud. Aga nüüd me käisime oma õhtusöögil ära ja ma mõtlesin, et ma lähen teen siin hotelli jõuksis mingi hästi kerge trenni. Sest ma ei tea, ma tunnen, et ma pean lihtsalt liigutama ennast. Ja no on see unerütm ikka ka veitsas, sest ongi, ma praegu tunnen, et mul tuleb siuke energia, nii et pean ennast natuke kuidagi väsitama. Ja Karl läks massaaži ja noh, ta käis juba hommikul trennis ära, nii et siis on mul täpselt hea minna praegu. No tere hommikust! Hea nali meil siis täna. Eile läksime niimoodi magama, et ühesõnaga ülivara läksime magama vist mingi isegi enne 11 äkki natuke. Ja siis mõlemad mingi, mis sa hommikusöögil võtad meil siin hotelli hommikusöögil, see oli jumala hea. Ja siis me nii mõlemad rääkisime, mis me võtame. Ja ma panin hommikuks 8:30 omal äratuse. Ja kui see käis, siis ma mõtlesin, et hommikusöök on ju 10:30, ma panen seda kinni, et ma veel natuke magan. Ja Karlil polnud üldse seda äratust. Issand kui tuul. Nii et ühesõnaga ma panin oma äratuse kinni ja kui ma uuesti tegin silmad lahti, siis kell oli 11:14. Ehk siis me magasime põhimõtteliselt mingi 12 tundi jutti. Nagu mida kuratit. No vähemalt üli välja puhanud, aga jah, nüüd me peame siis oma hommikusööki minema otsima, sest et jah, me magasime lihtsalt oma hommikusöögi maha, mida me mõlemad täiega ootasime. Leidsime siis siin suht hotelli lähedal mingi koha. Nüüd päris hea cappuccino oli siin, siis omlett ja ma võtsin avokaado ja lõhe toasti. Ja siin meil siis see hommikusöök läks praegu 19 € midagi, 19 sentidega. 2 cappuccinot, arbuusi, omlett, minul lõhe ja avokaado toast ja Karl võttis veel puuviljad jogurtiga. Ehk siis jah, Tai kohta veits siuke kallim koht, aga jah, see on siuke veits turistikam ka, nii et siin ongi siis tavaliselt hinnad veits kallimad. Veits. See koorik on ka nii hull, aga varsti äkki tuleb lahti. No veits tuleb lahti. Saab äkki korda lõpuks. Tulin siis trenni nüüd, Karl läks boksi. Täna jalapäev, nii et ma tulin siia suurde jõuksi jälle. Vaatame, mis ma siin teha saaks, suht palju rahvast on. Aga ma arvan, et saab tehtud kõik ilusti. Ratsi uul näeb praegu nii rõve välja, et ega ma eriti filmida ei taha, aga ma pean ütlema, et mul oli Eestis natukene ära kadunud see excitement, et trennis käia. Ja nüüd, kui ma siin jõusaalis olen, ma olen lihtsalt nagu, mul on nagu jälle see, et ma tahaks kogu aeg trenni minna, siin on teine keskkond ikkagi ja nagu need masinad, mis siin on sellised ebareaalne, need on nagu nii head, ma olen nüüd teinud ülakeha, täna teen jalgu ja reaalselt nagu ma võiksin praegu vist mingi 3 tundi alla, sest nagu kõik ongi nii siuke huvitav ja nagu jälle on siuke elevus sees. Nii et jah, nagu väga lahe, ma olen nii excited. Siuke siis nad välja, siin on tulnud mingid jalamasinaid, seal on rinnamasinaid, igast mingid häkid, leekpessid, siin vahel on mingid kaablid ja asjad, seal vahel on need squat-trackid ja mingid jõudendalad ja mingid puusadest asjad, siis sealpool on veel mingid selja omad, ulg, triitseps, biitseps ja siis siinpool on smutid, ka mingid seljamasinad, seal taga on veel poseerimisruum, seal on vist mingi venitamisala ja ühesõnaga päris suur. Nii et kohe siin Peatänava peal on see. Nii, kuna me
siis ju magasime täna nii pikalt, siis me lähme, ühesõnaga kell on 7:30 ja me lähme nüüd siis õhtust sööma. nii et see lõunasöök jäi sujuvalt vahele või siis hommikusöök. aga praegu ei saja ka, nii et suht mõnus on isegi hästi soe ja One more time. Et voilà. Thank you. õhtusöök siis riis, part, karris, spring rollsid ja massaman karri. muidugi magustoit ka, mul on mingi kookosjäätis, mango ja ma ei tea, mis siin veel on. igatahes sticky rice ja mis sul on? Panofee või? Diabeet. Panofee vist aga, jah. ma unustasin teistest teha, aga reaalselt ma ei ole mitte kunagi nii head magustoitu saanud. põhimõtteliselt siin on siis kookosjäätis, mango ja sticky rice ja see on nagu reaalselt, see on mega hea. täna on siis juba uus päev tegelikult ja õhtu, aga jah, see eilne Vaata võtiga. see eilne pikk uni rikkus kõik ära, sest et läksime 12 voodisse ja me jäime magama alles kella 5, lihtsalt pähkresime terve öö ja ärkasime siis 8, nii et 3-tunnine uni on täna. aga jah, nüüd on kell hakkab 7 varsti saama ja me lähme siis siit nüüd Xiaoyengist on 20 minuti kaugusel see Fisherman Village, nii et me lähme täna sinna õhtust sööma. pikalt täna väljas kuskil ei ole, sest et homme on juba 10. trenn ja siis peab jah mingi 7 ärkama. nii et suht varakult peaks koju tagasi tulema. Fried rice with chicken mul. panen karri nagu ikka. nii, tere hommikust. meil on siis täna 6. päev. ärkasime täna 7:30. okei, Karl ärkas varem, mina ärkasin 7:30. ja käisime söömas. ja täna siis lõpuks ma olen, kell näitas, et ma olen acclimated. ma tunnen ka, et ma olen nüüd lõpuks puhanud ja nagu normaalne rütm on sees. nii et jah, sõimegi ära ja siis nüüd lähme trenni. seda me siis ka ikkagi veits muutsime, mina jäin sinna jõuksi käima, mis ma kohe alguses näitasin. aga Karlile ikkagi see boksikoht nii väga ei meeldinud, sest see on suht uus koht ja alles tehtud. ja seal ei käi veel väga palju inimesi. ehk siis ta nüüd läks kuskile täiesti teise kohta. aga siis ta tuli praegu siin minuga sinna jõuksini ja siis ta läheb sealt veel ise edasi. täna on ülakehapäev ja ma loodan, et seal väga palju rahvast ei ole veel, sest kell on suht vahe. tänavad on ka nii tühjad veel. nii, mul trenn tehtud, tegin siis ülakeha ja tegin veel 20 minti treppi ka sinna otsa. jälle ülihea trenn, nagu reaalselt. ja siis nüüd ma jalutan siit hotelli tagasi, käin pesus ka ära. ma ei tea, siis ma võib-olla lähen natuke, võtan läppari kaasa, lähen sinna basseini äärde täna, sest ma ei olegi siin ühtegi korda päeval kuskil basseini ääres olnud, nii et nädal aega juba peaaegu siin kohapeal ka olnud, nii et võib-olla oleks aeg nagu toast välja ka minna. no mu lemmik asi 7-Elevenist, need on nii head. ja me nüüd juba oma õhtusöögile, ma võtsin mingi kana ja juurikad ja Karl võttis selle, mis tegelikult on mu lemmiksöök siin Tais olnud sellest ajast, kui me siin esimest korda üldse käisime. Need laiad nuudlid ja mingid juurikad ka ja tead, mis kastmega teevad seda või? Soja. Soja vist on ju, jah, sojakast, igatahes see on mega hea. proovime siis oma juurikaid ja kana. Sarnase maitsega nagu need nuudlid.
sama ponni pealt. lihtsalt, et mul on siis jah, mul ilma nuudliteta seesama isegi. juurikad ja kana. täiega on ju. nüüd kui oskavad siin Tais neid sööke teha, noh. see on hea. saime oma õhtusöögi söödud ja mõtlesime tükk aega, et mis teha võiks. Ja me lähme siis nüüd, siin on see Central, see suur kaubanduskeskus, nii et lähme jalutame sinna ja vaatame veits seal ringi. Ma ei saa siin filmida, siin nii palju auke. Mingi üritus täna. Nunnu kollane. Minu lemmikpood, Jaaspal. Miks see nagu vene keel kõlas, kui ma seda ütlesin? Nad ju siin tahavad, et neil kõik oleksid valged. Nagu, et nende nahk on valge. Siin on isegi deodorant on valgendav. Suht naljakas. Läks nüüd siin Watsonist natuke lappe. Mõtlesin, ma korraks vaatan lihtsalt sinna sisse ja ma ostsin mingi šampooni, balsami, mingit meigi asju natuke. ja aga no see kõik on siin nii odav ja neid juukseasju ma olin tegelikult juba vaadanud ka mingid šampoon ja balsam vist on äkki Korea oma ja juuksemask on Jaapanist. Nii et jah, ma ei tea, ma olen vähemalt kuulnud, et need peaks väga head olema. Aga jah, ma pean nüüd kardi üles otsima. Ma näitan siis kiiret, mis ma ostsin sealt. Mingid sellised Tsubaki, ma ei tea, mis iganes, šampoon ja balsam. Need on siis, peaksid andma volüümi ja tavaliselt ma võtangi siis need, mis annavad volüümi, sest mul on nii õhukesed juuksed, ehk siis mul peab mingi siuke olema. Nüüd ma väga loodan, need on head, sest et need on suht suured ka. Ja siin need maksid siis, ma arvan, et üks oli äkki umbes 9 euri midagi. Sest kõik asjad kokku läksid mul 45 euri. Ja siis ma võtsin seda, ma vaatasin juba eelmine kord. See on siis juuksemask. Minu arust seda saab YesStyle'ist ka tellida ja neid peaks ka tegelikult saama. Siin on kõik tai keeles ja ma ei saa isegi lugeda midagi. Aga tões ma mäletan, et see peaks hea olema ja eelmine kord ma veits kahetsesin, et ma seda siit kaasa ei ostnud. Juuksemask. Siis ma proovisin, mul saab tavaline puuder otsa ja ma leidsin siit mingi sellise, ma ei tea, käe peal vähemalt ta tundus hea ja sellel on 35 ka sees. Ühesõnaga, see peaks, mul on kombineeritud nahk, nii et see peaks sobima hästi. Ja siis ma unustasin need pintsetid koju, nii et võtsin need ka. Ja siis veel mingi Heat Protection Hair Oil. Seda ma pole varem näinud. No ma ei tea, igatahes ma föönitan siin nii palju juukseid, et ma arvan, et see kulub siin ka ära. Karli vaha oli ka veel siin, nii et kõik need asjad siis olid 45 euri. Nii et ma arvan, et jah, Eestis saab 2 šampooni ja balsami selle eest. Nii et ma arvan, et läks hästi. Ma sain ikka suht hea hinnaga, need praegu vaatasin, et YesStyle'is need 2 tükki. Need on mingid uued tooted ka ja selle kombo šampoon ja balsam maksavad YesStyle'is 46 euri. Ja ma sain mingi 9 ka. Nii, ma tahtsin tegelikult eile õhtul selle video juba kokku tõmmata, see läheb muidu jälle lihtsalt liiga pikaks. Aga jah, ma ei tea, kui huvitav sükest videot vaadata on, sest ega me ju praegu siin midagi huvitavat pole teinud, lihtsalt ongi see oma tavalise rutiini nii-öelda saamine jälle, et see trenn, töö ja siis hea söök põhimõtteliselt on meie see plaan praegu siin. Aga jah, vaatame ka, et kui siin ikkagi ilusamad ilmad lõpuks tulevad, et siis me võtame rolleri ka, et tripime ikkagi rohkem ringi ka, sest ma räägin, siin me ju pole üldse käinud ja nagu me oleme nädal aega olnud ja polegi põhjust midagi teinud. Nii et äkki järgmised videod tulevad siis natuke huvitavamad. Aga jah, kui sulle see video meeldis, siis pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!